Päike paistab, ilm on soe, kevad on juba nurga taga ja mul ongi tunne, et ma just ärkasin talveunest üles ja samuti ka keertrip. Ja täna me teemegi siis üle pika aja ühe vlogi, kus me näitame siis telgitaguseid, millega mina tegelen. Ja täna olemegi siis praegu Pääskülas, lähme teeme tõukerattatrennid, siis on meil veel sünnipäevad, aga praegu lähme parki, teeme teile mõned tõukerattatrikid ja siis saame juba minna päevaga edasi. Meil on siis praegu käimas siin algajate trenn, nagu näete, poiss on just seal rivis ja kohe siis vaatamegi, mida algajate grupp siin õpib ja ma võin teile juba öelda, et see on hüpe ja 1.8, aga vaatame, kuidas meil välja tuleb. Meil on siin üks kesktaseme tüüp ka, kes jõudis varem. No nii, Tanju näite ette. Epu, trilla, piksid, lillad ja nüüd kohe tuleb siis 12 peale meil juba kesktase, aga kui teid huvitab see trenn siin ja tahate tõpsiga õppida sõitma, siis 12 on algajate tase ja 12-1 on siis kesktase. Registreerima ei pea, tulete koha peale 10 eurot ja saate õppida siis minu ja teiste treenerite käest, kuidas sõita ja trikke teha. Aga nüüd me lõpetame poistega trenni ära ja siis teeme kesktasemega mõned trikid teile. Aeg lendab ja käes ongi nüüd kesktaseme trenn. Vaatame üle, kes meile siis kesktasemesse on jõudnud. Meil on siin siis tasemetöö, et kui sa teed vipi, hiili, baarsi, 3-6 ja fiibel ära, siis sa saad kesktasemesse. Abitreeneriteks on meil siis Ott, Robin ja ka esimene naissoostreener Annette ja taga on siis meil jüngrid, kes siis täna näitavad teile, mida nad oskavad. Ja nüüd siis teeme teile paar klippi ja siis tuleb juba Pääskülas sünnipäev, nii et graafik, nii et töösse. trenn, 11-12 jalgajad, 12-1 kesktase ja nüüd tuleb kohe otsa sünnipäev. Meil on siin siis sünnipäevalaps Albert, palju õnne, et tervitada meie vaatajaid. Ja seal on ka siis meie külalised, tervitage. Ja nüüd me teeme teile ühe rongi. Ja ongi tehtud üks ring. Tõmbame vaikselt sünnipäeva tordi ligi, kõhu täis ja siis juba järgmiste seikluste poole. Tule! Ja see on Gert Repi tsirkus, hüppamine laste.
palun ärge seda kodus järgi proovige, sest see on ikkagi päris oht. Palun autogrammi. Siia peale või? Jah. No nii, rahvas vaadake seda. 2019, mis on autogrammi anda telefoni peale. Pole mitte kaunis pilt. Ja juba olemegi siis T1 parklas, Pääskülas läks üli hästi, kõik oli tipp-topp ja nüüd tuleb siis järgmine sünnipäev siin Super Sky Pargis ja lähme vaatame, mis seis seal on, kas annab midagi filmida ka või mitte ja siis peale selle sünnipäeva on vaba aeg, nii et siia vlogi tuleb veel mingit sisu, aga jätame selle üllatuseks nii meile kui teile, nii et püsige meie, kui tahate teada, mis siin saama hakkab. Mõned on vahepeal küsinud, et kus ma olen olnud või mis ma olen teinud ja ma ütlen kohe ära, et ma olen tegelikult käinudki sünnipäeval ja teenindanud fänne isiklikult ja nüüd ma arvan, et me siin selle kevadise päikesega saame uuesti lainele, teha natuke väljalt rohkem videosi ja see talve väsimus on üle läinud, aga nüüd me otsime selle sünnipäeva laps üles ja teeme tal tuju rõõmsaks. No nii, meil on siin siis pall ja rahvastepalliala ja teeme siis sünnipäeva laste vahel väikse turniiri ja vaatame, kes saab palliga pihta ja kukub mängust välja. Teeme mõne klipid ka ja siis läheme juba värske õhu kätte. Te olete siis praegu nägemas mind oma naturaalses töökeskkonnas, tegemas tähtsat tööasju selle võlukepiga, mu lemmikaparaat ikkagi. Ja kui te küsite, et miks me juba vaaterattaga sõida, siis vastus on lihtne. Praegu käib siin siis elektri ühendamine ja selline bürokraatiline pool, et kõik oleks ikkagi läbi ja lõhki turvaline. Aga töömees on teinud siis 2,5 nädalat järjest tööd, täna võid seismise puhkepäeva, aga ma arvan, et järgmine nädal juba teeme väiksed tiirud ja teeme teile väiksed tiiseri ka. Ja ma kujutan ette, mis vaade siis võib olla, kui sellele veel lisada 40 meetrit otsas. Põhimõtteliselt näen siit juba nii Viimsit kui kõike muud ja nüüd me siis lähmegi vaatame üle uue betoonpargi seal Mustamäel, sest et ilm on veel väga kabe ja tuleb seda valget aega ära kasutada. Aga selle samas Super Sky Pargis tuli seda sünnipäeva tehes üks päris hea mõte ja nüüd ma arutaks seda teiega, õigemini serveeriks seda teile ja siis te saate keerutada, mis teie sellest arvate ja olen avatud siis konstruktiivseks kriitikaks ka. Põhimõtteliselt teha selline võistlus seal Super Sky Pargis seal rahvastepalli alal, et 5 versus 5 tiimid ja mängida rahvastepalli ja teekski siis nii, et mitte ainult väikestele lastele, vaid olekski äkki 16 pluss võistlus ja see on praegu alles mustandi idee, aga iga tiim maksab sisse siis näiteks 20 eurot ja me saame näiteks 20 tiimi, oleks peaauhind 400 eurot ja see tiim, kes võidab, saab kogu selle raha endale. Mind huvitab selline asi ka, et kunagi vlogides oli kogu aeg need vlogi küsimused ja paneme siis ka sellesse vlogi täna ühe küsimuse ja küsimus ongi, kas sinul on juba autoload? Üldiselt meie videote alla kirjutavad väiksed lapsed, kellel on alles, ma ei tea, ühekohaline vanus, aga vaatame siis, kas meie vaatajate seast on ka mõni täiskasvanu, kellel on juba load. Nii et andke endast märku, sest et võibolla siis me teeme ka natukene täiskasvanu likumat teemat siia kanalile, sest praegu on olnud peamiselt nagu lastele meelelahutuskanal, aga ma olen juba piisavalt vana, et teha ka natukene siis muud sisu. Ja siinkohal tahakski nagu öelda, et miks me ei ole võibolla nii palju videosi teinud, ongi siis see, et kui sa oled täiskasvanud, pead ka kuidagi leiva lauale saama, pead kütuspaaki panema, pead üüri maksma, bla bla bla. Et teie lapsed sellest ei saa aru, emme-tissid tekivad kõik kinni, aga üks hetk siis, kui sa täisealiseks ja tahad siis omas pesas elada, tuleb siis ikkagi tööd rabada ja ikkagi YouTube on minu jaoks hobi ja ma seda nagu teen lihtsalt sellepärast, et mulle meeldib see ja ma arvan, et nüüd siin kevade ja suvega saame uuesti selle laine peale ja saame toota teile palju head sisu, nii et kindlasti tasub meil siis silm peal hoida. No ma ei tea, selle pumptracki projekteerimisega on küll natuke puusse pandud väga imelikult kallakud ja keskel on jäetud tühjad platsid, oleks nüüd asfalti täis panna, aga muidu too osa on küll päris magnificent. Nii et ma teen teile siin reilil nagu ikka paar trikki.
mõned maksumaksja rahade eest pandi just siin tuleka põlema, nii et ka päris hea ettevõtmine. Veel kord üks suur aplaus siis kõigile. Selle siin võimalikuks tegi. Aga kuna õudselt külma on, siis ma arvasin palju sõiduklippe pole. Ja kuna montima peab ka veel täna, siis teemegi paar paremat veel. Vaatame, kas üks massalap tuleb veel vanade aegade näest. Ikki! Ja väga tore koht. Mul on nagu hea meel. Tahaks siia tagasi tulla juba sellisel ajal, kui lapsed on koolis ja õues on väga soe. Siin oleks ma arvan väga palju häid klippe sooritada. Aga nüüd Mark kodu pool ära ja tõmbab vaikselt selle vlogi ka tänaseks kokku, sest õues on pime ja kõiki muud värki, nii et Mark kodus veel näeme ja siis teeme punkti sellele päevale. No nii, jõudsime koju. Jänes tegi siin jänese asju. Uusa cutie. Ja nüüd siis lõpetuseks, mis me teeme? Viite, millena selle sammusega. Vaadake kollektsiooni. Ops. Ja härra Andres ka. 2 treenerit ühes majas. Nii. Go first. That was small goal. Was that on purpose? I practiced it. Yeah, please. Yes. Okay. Yikes. Yes. Kas katsusid? Näin. Päris näin kas. Oi, näin. Das ist front flip. No nii. Ja ta tegi. Kapist jah? Jah. Neli. Uue. Bye bye. No nii, 4-4 või? Oh, minu trikk jah? Täna. Mis oleks ma kindel aga?
Jeans. No nii rahvas, see oli siis meil väike Kendama 5 –. Ja nüüd polegi midagi muud, kui hakata monteerima seda matsikat materjali, mis täna tehtud sai. Nii et ma arvan, aitäh, et vaatasite, aitäh Eerikule, et siin tegi kaamera taga seda maagiat ja polegi midagi muud, kui jätke meile tagasisidet, mida võiks teinekord teisiti teha ja kohtume juba järgmises videos.